Tere kõigile! Täna olen siis kükitanud tagakõlari juurde ehk surround-kõlari juurde ja jutu tulebki surround-kõlaritest. Surround-kõlarid on nüüd sellised kõlarid, et neid on tõesti vaja ainult siis, kui te tahate teha nii-öelda seda kodukino ruumilist heli, et tagant oleks ka kuulda helisid, püssilaske, lennukeid üle pea lendamas, sellist asja, et sellist efekti need tagakõlarid teevad. Mina kasutan siin taga küll täismõõdus põrandakõlareid, aga tegelikult võivad nad olla oluliselt pisemad. Minul on 4 tagakõlarit, taga 2, külgedel 2, külgmised on väiksemad. Ütleme nii, et minu tagakõlarid on liiga suured, nii suur ei ole vaja. Rahulikult võib hakkama saada täiesti pisikeste kõlaritega. Ja miks nad on mõnusad kõlarid? Mõnusad on just sellepärast, et nad tekitavad väga ägeda kodukino efekti. Tõesti, kõik, mis lendab eest taha, tagant ette, autod sõidavad mööda, kuulid vihisevad, sellised nii-öelda action stseenid, need on nagu tõesti ägedad. Sellised efektid kõlavad väga ja väga hästi ja suurendavad seda filmi elavust ikka päris palju. Kui hea, kui võimas peaks olema üks tagakõlar, minu oma on üks igavene jurakas, et nii suurt tegelikult ei ole vaja. Et see on tõesti nagu mõttetu, täiesti mõttetu, ma ütlen teile ausalt. Ega ta siit oma nii-öelda seda ressurssi tegelikult siin ära ei kasuta. Aga lihtsalt hea nänni peale panna, et selleks on väga head suured kõlarid, et saab igast manti peale koguda. Aga võite täiesti rahulikult ajada läbi selliste, kas nüüd päris pisikeste kuubikutega, aga oluliselt väiksemate kõlaritega. Et ma võtan külgmised kõlari ka endale näpu vahel, näitan teile seda. Seda kõlarit olete ilmselt juba näinud. See on bipoolne spetsiaalne tagakõlar, mida ees kasutada ei saa. Et see on väga ja väga spetsiifiline. Ja see on nüüd oluliselt väiksem kui siis teised surround-kõlarid. Et mõõdus ei ole midagi võrreldavat, aga kui me helist räägime, siis tegelikult selline spetsiaalne tagakõlar, surround-kõlar teeb, ma ütleks ägedamat heli. Mulle meeldib see heli, mida sellised tiippoolsed kõlarid suudavad teha, et need on väga lahe. Et ma neid armastan ja ma neid kasutan hea meelega, et mõnus efekt. Aga kuna see on päris raske, siis ma ei viitsi seda käes hoida. Aga kõlar ei peagi olema nii suur kui see, mis ma just praegu näitasin, või võib olla oluliselt väiksem veelgi. Sest isegi väike kõlar tekitab ikkagi ägeda efekti. Ta suurendab seda filmi elamust päris ja päris mõnusalt. Et proovige ära. Võib-olla ka teile meeldib selline surround heli. Nüüd aga siirdun ma teisele poole ja räägin veel juttu tagakõlaritest. Et kui te tahate kodukino heli teha sellist ruumilist heli, siis on mingid vähemalt 2 tagakõlarit vajalik osta. Kui suur, kui hea, kui võimas peaks olema üks surround ehk tagakõlar, ringheli kõlar. Ma ütleks seda, et minul on nad, ma ütleks nüüd kõige suuremad, aga ka mitte kõige väiksemad. Et neid on erinevaid ja sõltub, kui head süsteemid tahate teha. Aga tagakõlarist alati olulisemad on need esimesed kõlarid. Kas siis 2 põhikõlarit või kui on keskkõlar, siis see keskkõlari kvaliteet. Et tagakõlarite võite anda tuntavalt järgi. Jah, tekib, kui kasutate odavamat, tekib kõla erinevus, ütleme selline kvaliteedi erinevus tekib, aga see on väike võrreldes esikõlarite valikus siis odavam versus kallim, et seal on see heli kuulda. Tagakõlaritesse läheb väga vähe heli. Tõesti, siin me räägime võib-olla 5 ja 10%, et sinna vahemikku jääb see heli, mis siia tagakõlaritesse läheb. Ja seetõttu ei pea nad olema mingisugused hüper-super kallid. Saab täiesti odavatega hakkama. Ja näiteks, kui te ostate nii-öelda neid kõlarid järjest, ehk teil algus 2 põhikõlarit, siis tihti on mõttekas teha nii, et nüüd
te ostate uued 2 esikõlarit, aga paremad kui eelmised ja tõstate need esikõlarid tahakõlariteks. See on kõige lihtsam upgrade imise ehk siis uuendamise süsteem. Teha nii, et esikõlarid lähevad taha ja ette tulevad uued ja paremad põhikõlarid. Ka mina olen seda süsteemi mitmel korral kasutanud. See toimib väga hästi ja hoiab raha kokku. Sest see variant, kui te on esikõlarid olemas ja ostate taha lihtsalt odavamad kõlarid, siis see töötab ka. Põhihelisüsteem jääb samaks, see heli kvaliteet. Samas, kui te võib-olla oleksite natukene pannud tahakõlarite raha veel juurde, oleks saanud paremad esikõlarid osta ja olemasolevad esimesed liigutada taha. Mina soovitaks alati seda varianti kasutada, sest see tegelikult annab ka helilist võitu. Lihtsalt tahakõlarite taha ostmine muudab ka heli, aga ta heli kvaliteeti kui niisugust tegelikult ei paranda. Nii et sellised tähelepanekud surround-kõlarite suhtes. Nagu ma ütlesin, see ei ole tavaline kõlar, vaid see on nüüd spetsiaalne surround-kõlar, et seda ei saa ees kasutada. See töötabki ainult tagakõlarina, et sellisel juhul see variant ei tööta, aga üldjuhul 99% inimesed kasutavad täiesti tavalisi kõlareid nii ees kui taga ja seetõttu saab sellist upgrade imise varianti teha. Et nii ta on. Ja hästi lihtne ja mõistlik süsteem, kuidas teha endale surround heli nii, et ei osta mitte tagakõlarid, aga ostate hoopiski uued esikõlarid. Aga sellega täna piirduks ja kõik head ning järgmise korrani.